See on näituse signatuurmaal, ehk siis selle maali nimi on Mürr ja mesi ja selle järgi sai ka näitus oma nime. Seesama meekollane värv, see viib siis selle pealkirjani Mürr ja mesi ja mina parafraseerin seda siis selle mõttega, et mida oleks minu sellise laulurahva järeltulijal, kes me siin sombusel külmal Põhjamaal elame, mida võiksin mina jõudeks tänu kummarduseks tuua. Eks ole, mesi see meie maa kuld ja siin on minu maastikud, minu kõrrepõllud, minu kartulivaod, kus siis viravad rahvariide värvid ja laulupeo meeleolud. Selles kirikus on praegu väljas 21 ruutmeetrit maali, natukene rohkem. Ja see on 21 ruutmeetrit väga rasket õlimaali, täiesti otseses mõttes, sest maalitud on hästi raske, hästi kõige kvaliteetsema lõuendi peale, mida üldse Eestis saada on võimalik ja ilmselt praegu ei olegi seda saada, mis on paks, linane, ehtne lõuend, mitme lõime ja mitme lõngaga. Ja ilmselt nii kaua, kui seda lõuendit jätkub, nii kaua ma saan seda seeriat jätkata. See seeria, need 7 pilti, mis siin on, 21 ruutmeetrit maali, on sündinud väga pika aja jooksul. Neid on valmistatud 15 aastat ja selle sarja esimesed alguse pildid ongi pealkirjastatud Eesti maastik laulupidu. Kui sa maalid seeriat 15 aastat, siis näitust üles pannes on väga tõsine probleem või küsimus või väljakutse selles, et see väljapanek tuleks ühtlane, sest et nii pika aja jooksul maalitud seerias paratamatult lugu muutub, pealkirjad muutuvad ja kuidas seda kõike koos hoida. Selle seeria piires olen mina toetunud reeglile, mille ma olen ise loonud, et lugu võib muutuda ja see muutubki, aga tehniline võttestik, maalitehnilised reeglid, mille ma olen ise selle seeria jaoks leiutanud, nii-öelda pintslikiri, ka printsiip kasutada ainult hästi erksaid ja ekspressiivseid värve. Need on jäänud seeria piires kindlalt paika ja neist ma hoian kinni. Ka on minu jaoks väga tähtis selle seeria puhul võttestik, kus triibud ehk siis need kartulivaod või siis peedivaod või minu kõrrepõld, et seda põllumaad jälgiv triibustik oleks hästi ühetaolise rütmiga. Erilise aja tõttu on see näitus ka 2 korda pikem kui tavaliselt selles kirikus näitused. Ja ma olen tõesti tänulik. Ma loodan, et selle aja jooksul jõulude ajal, aastavahetusel, 3 kuningapäeval ja ehk ka jaanuarikuus käib siin siiski päris palju rahvast ja inimesed näevad neid asju. Kuidas sobivad Tiina Tammepõllu pildid siia hoonesse? Kuna see hoone on kirik, siis võiks öelda, et tegelikult kõik südamega tehtud kunst sobib kirikusse. Sest on tegelikult kirikut kunstiväärtuste hoidjaks ja kandjaks juba pikka aega olnud. Ja ka tänapäevases maailmas kindlasti on väga palju seda ilusat ja inimesi kosutavat kunsti, mis sobib ka pühakotta väga hästi.